siis täna saime siis Tartu vastu kaotuse, et tänane mäng jäi siis enda lauapallide taha, et saanud lauda kätte jälle ja lollid pallikaotused ja ise ei pannud lihtsalt visked ära korvi alt ja 3 punkti tagant ja samas tegime natuke kiireid lahendusi ja lihtsalt lolle vigu. Vahepeal saime hästi jooksma, aga siis lagunes jälle mäng käest ära, et vahepeal läks hästi. Kui fännid võisid paberi pealt oodata täna võitu, siis tegelikult vaadates eelmise 2 mängu statistikat, Tartu võttis 18 ja 20 lauapalli ründest ja etteruttavalt ütlen, et täna nad võtsid 24. Ja see oligi tänase mängu peaprobleem, et kuidas saada kontroll laua üle. Mängu lõpuni selgus, et tegelikult me seda ei suutnud. Lõpuks me kaotasime laua 38-63 ja sellise laudade vahega ei olegi võimalik ühtegi mängu võita. Muud näitajad on suhteliselt sarnased. Et kui veerandajad me kaotasime kõik, siis tegelikult 5-minutised lõigud läksid niimoodi, et kaotasime 7-13, võitsime 11-5, siis on meil 6 vastastel 14, siis on meil 10 vastastel 6, nagu näete, mäng käib üles-alla ja see mäng jätkus samamoodi. Kaotasime siis 6-15 kolmanda veerandi esimesed 5 minutit ja järgmise osa võitsime 14-13. Siis oli 8-6 võitsime ja kaotasime 11-3. Tohutult üles-alla. Et mis mulle võib-olla kokkuvõttes üldse meeldis sellest mängust, siis Tartu, kes on jooksev võistkond, me suutsime kiirrünnakust rohkem punkte saada kui Tartu, aga see on väga nõrk lootus, sest tervikuna tegelikult meil mäng väga hästi välja ei tulnud. Aga teeme tööd ja proovime paremini edaspidi. Ja järgmine kodumäng on siis 28. oktoober, et tulge saali, mängime Viimsi vastu ja paneme kotti. Läheme saalis.